Printsess de Lombal oli vaikne, armastav ja lahke naine, kes kannatas tohutu tragöödia ja kurbuse all. Kuigi ta püüdis kogu oma elu jooksul positiivne olla, jäi see alati üürikeseks. Ta oli naine, kes oli tuntud selle poolest, et ta ei väärinud oma julma ja traagilist lõppu. Printsess sündis 8. septembril 1749 Itaalias Torinos nimega Marie-Thérèse Louise Savoy Carignano. Ta oli Louis Victor Carignano ja maagraafina Christine Hersreinfeld-Rottenbergi tütar. Mõlemad olid Euroopa kuninglike suguvõsade järeltulijad. Öeldi, et tal oli ilus pea ja lopsakad blondid juuksed, mis kui need valla pääsesid, voolasid kuni tema jalgadeni. Printsess pärines väga jõukast perekonnast ja oli hästi haritud. Ta rääkis mitut keelt ja oli palju lugenud. Ta armastas lugeda Itaalia luulet, samuti populaarsete autorite nagu Machiavelli ja Dante raamatuid. Lugemine oli üks tema lemmiktegevusi ja ta oli investeerinud oma unatuslikku isiklikku raamatukogusse. Tema muljeta valdav haridus ja perekonna jõukus andsid talle head võimalused abieluks. 1767 aastal palus Ponthièvre hertsog Louis XV aidata tal leida sobiv naine oma pojale, prints de Lomballile. Kuningas nõustus ja soovitas tal pöörata tähelepanu Savoia printsessile. Prints de Lomballile näidati printsessi portreed ja vaid 17-aastaselt oli tema saatus otsustatud. Ta saabus Prantsusmaale 30. jaanuaril Monterreusse ja teda tervitas uudishimuliku ilmega noormees, kellel oli käes kaunis lillekimp. Alguses segaduses olnud printsess mõistis peagi, et see oli tema tulevane abikaasa. Nad abiellusid hiljem samal päeval Château de Nanguis kabelis Krah Karsi kodus. Abielu oli siiski lühiajaline. Printsess de Lombal näitas oma mehele armastust ja kiindumust ning alguses paistsid nad abielus õnnelikud olevat. Aga Versailles õukond oli tuntud oma skandaalide poolest ja ei läinud kaua, kuni printsess sattus ühe järjekordse skandaali keskmesse. Printsess tutvustati Versailles õukonnale, kus ta pälvis imetlusväärse soosingu, kuid tema ja ta mehe vaheline suhe lagunes kiiresti. Prints oli astunud abielu rikkumissuhtesse kahe näitlejannaga ja Marie jäi oma mehe reetmisest laastatuks. Tema äi lohutas teda, kuid pärast 1 aastast abielu tabas teda veelgi suurem lein, kui tema abikaasa suri 1768 aastal suguhaigusesse, enne kui jõudis 21-aastaseks saada. Ta oli suutnud oma mehe eksimused andestada ja hoolitses tema eest hellalt kuni mehe surmani. Printsess alustas oma uut elu, kolides alaliselt elama Rambouillesse Versailles lähedal, kus tema äi oli Ponthièvre'i hertsogina resideerumas. Hertsog oli printsessi omaks võtnud ja pidas teda oma enda tütreks. Ta soovitas tal anda kasinuse tõotus ja saada nunnaks. Kuigi ta ei olnud kunagi nunn, otsustas ta kogu elu jooksul jääda oma abikaasale truuks. Pärast abikaasa varanduse pärimist liitus ta oma äiaga, et lõpetada tema arvukad heategevuslikud tööd. Hertsogist sai tuntud vaeste kuningana ja Marie de Lombal sai hüüdnimeks Ponthièvre'i ingel. Ta paranes lõpuks oma leinast, kuigi teda vaevasid endiselt melanhoolsed hetked, mis vanusega järk-järgult süvenesid. 1770 aastal abiellus troonipärija Louis Marie Antoinettiga, Austria keisrinna Maria Therese tütrega. Louis tõusis troonile vaid 4 aastat hiljem, 1774 aastal, saades kuningas Louis 16. Pärast mõnda aega õukonnas elamist hakkas Marie Antoinetti ja printsess de Lomballi suhe õitsele puhkema. Marie Antoinette leidis printsessis oma uue usaldusaluse ning järgmisel aastal, 1775 aastal, kuulutati ta ka kuninganna majapidamise ülemaks. Printsess de Lomballe saatis kuningannad paljudel tema väljasõitudel ja paljudel tema pidudel. Ponthièvre hertsog andus kuninga ja kuninganna elustiilile ning hakkas isegi üles näitama huvi rahvusvahelise kuningliku seltskonna võõrustamise vastu.
Ta võõrustas Rootsi kroonprintsi ja Taani kuningat, kusjuures printsess de Lamballe oli tema võõrustajanna. Versailles jõukonnas toimus palju pallisid ja pidusid, mis said kurikuulsaks oma priiskava elustiili ja ihaluse poolest kõige ekstravagantse järele. Lõppude lõpuks oli Louis XIV peaaegu kogu riigi pankrotti ajanud, kui ta palkas kuulsa Prantsuse maastikuarhitekti André Lenotre'i Versailles 2000 aakri ümberkujundamiseks. Prantsusmaa rahalise olukorra tõttu palkas kuningas Louis XII Anne Robert Jacques Turgot, et saada riigi finantsseisund kontrolli alla. Turgoti eesmärk oli anda tavainimestele rahaline vabadus ja jõukus. Ta kirjutas kuningas Louis'le kirja, milles teatas, et ei soovi pankrotti, maksude tõstmist ega laenude võtmist. Turgot ise oli monarhia pooldaja seni, kuni monarhia tegutses rahva huvides. Oma uute seaduste ja määruste jõustumisega pidi kuningas Louis XVI viima Bretagne'i seisused rangemasse vastavusse, kuna see piirkond oli varem tegutsenud mõnevõrra autonoomse riigina. Selleks vajas kuningas usaldusväärset diplomaati, kes suudaks maha suruda igasuguse vastureaktsiooni või monarhia vastased meeleolud. Ja nii kutsus ta Pontievri hertsogi, keda ta pidas selleks tööks täiuslikuks meheks. Printsess de Lamballe saatis teda 17. detsembril 1774 Rennes'i. Nende ettevõtmine piirkonnas oli suur edu ja printsess ise suutis võita piirkonna elanike südamed. Printsess de Lamballe oli Versailles õukonnast 2 kuud eemal olnud ja kuninganna Marie ootas tema tagasipöördumist innukalt. Kui kuninganna Marie sai rõõmuga teada, et printsess lahkub koju naasmiseks paar päeva varem kui oodatud, palus ta printsessil suunduda otse Versaillesse. Kui printsess de Lamballe Versaillesse sisenes, üllatus ta nähes, et kuninganna oli lasknud tema portree maalida klaasile, mis oli asetatud tuppa, kus kuninganna veetis suurema osa oma ajast. Kuid pärast seda, kui printsess veetis suure osa oma vabast ajast kuningannaga, hakkasid tema mõtted ja huvid rändama. Pariislased armastasid kõike üleloomulikku. Nende kalduvus ebausule ja paranormaalsele algas juba ammu enne printsessi sündi, kuid huvi oli jätkuvalt kasvanud. Grave Saint-Germain oli rahvast lummanud, väites, et ta on elanud sajandeid ja kohtunud isiklikult Jeesus Kristusega. Baron du Popé de Senevois oli tutvustanud loomse magnetismi uurimist. Elifa Levi oli väljapaistel tark ja Alexei Vincent Charles Berberger de Terreneuve-du-Tin oli kuulsust kogunud tuntud demonoloogina. Printsess de Lamballe oli samuti üleloomuliku poolt lummatud, olles isegi kirjavahetuses kaartide panija proua Lenormandiga, samuti astroloogi ja ennustaja proua Williamsiga, kes oli Walesi päritolu. Kuigi suur suu tema eraelust jääb saladuseks, on teada, et printsessi hakkas huvitama vaba müürlus. 1777 aastal sai temast Lodge de Grandeuri liige ning temast sai üks riigi mainekamaid liikmeid. Ja 1781 aastal võttis ta enda kanda Merloche de Court adoptsiooni suurmeistri rolli. 1775 aastal puhkes massiline ülestõus. Riigi saak oli andnud uskumatut väikese koguse teravilja ning riik sattus kiiresti toidupuudusesse, olles võimetu elanikkonda toita. Inimesed hakkasid monarhiat süüdistama, väites, et nad hoidsid varusid meelega enda jaoks ning rahvas hakkas mässama. Riik vajus paanikasse, rüüstajad olid massiliselt väljas ning talunikud olid rüüstajate meelevallas, keda sunniti oma teravilja palju madalama hinnaga müüma. Kogu aprilli ja mai jooksul põhjustasid mässajad kaost, mida hakati nimetama lillede sõjaks. Tragöödia tabas printsessi taas, kui ta kaotas 1778 aastal mõlemad oma vanemad. Aastal 1785 muutus Prantsusmaa elanikkond üha vaenulikumaks trooni ja nende priiskava eluviisi suhtes. Samal ajal kui suur osa Prantsusmaast kannatas äärmise vaesuse käes. Inimesed vajasid igale võimalikule õnnetusele ettekäänet ja selle leidsid nad Marie Antoinette'is.
Temast sai avalik vihkamise objekt. Aastad 1786 kuni 1789 möödusid printsessi jaoks ilma tragöödiateta ja Horace Walpole'i kirjutatud kirjas öeldakse, et printsess külastas 1787 aasta keskel Inglismaad. Prantsusmaal olukord aga ei paranenud. Kuningas hakkas rohkem hoolima oma isiklikest kollektsioonidest kui riigi juhtimisega seotud otsuste tegemisest. Ja kuninganna eelistas kulutada suuri summasid teemantidele ja teistele luksuskaupadele ning tal oli palju võlgu ja tasumata hasartmängu võlgu. 5. mail 1789 kutsus kuningas Louis XVI Versaillesse kokku generaalstaadid, mis polnud kogunenud alates 1614 aastast. Ta kutsus selle koosoleku kokku, et kehtestada uus maksuseadus, mis paneks maaomanikele ja rikastele aadlikele kõrgema maksumäära. Koosolekul osalenud keskklass, kuhu kuulusid näiteks juristid ja õpetajad, nõudis põhiseadust. Kuningas oli raevunud. Ta uskus, et monarhia peaks säilitama absoluutse võimu, ilma reeglite või valitsuseta, mis võiks tema võimu piirata. Need, kes osalesid generaalstaadide koosolekul, andsid 20. juunil 1789 lähedal asuval tenniseväljakul vande, milles nad kuulutasid, et ei lähe koju enne, kui kuningas nõustub põhiseadust koostama. 27. juunil moodustasid nad omaenda parlamendi, mida nad nimetasid Rahvusassambleeks. Mõned aadlikud ja vaimulikud hakkasid samuti uue parlamendiga liituma. Kuningas oli vihane, kuid vihased olid ka lihtinimesed. Leiva hinnad olid endiselt kõrged ja paljud jäid endiselt nälga. Kuningas keeldus Rahvusassambleed tunnustamast ja vallandas isegi ministri, kes oli tuntud vaeste eest seisjana. Täiesti nördinud kogunesid tuhanded elanikud protestima ja tormasid Bastille kindlusesse. Umbes 8000 meeleavaldaja vastu ei teinud kuningamehed midagi, et kindluse ründamist takistada. Bastille'i kuberner andis võtmed meeleavaldajatele üle, kuid nüüd oli juba liiga hilja nende vastu kaastunnet üles näidata. Oli mees, kes oli aidanud vangistada sadu vange, kes olid kuninga vastu sõna võtnud. Meelevaldajad said oma mehe kätte ja raevus raiusid kuberneril pea maha. See oli esimene kord, kui Prantsusmaa talupojad olid kuninga absoluutse võimu vastu üles tõusnud ja võitnud. Võidust innustatuna muutusid protestid üha ägedamaks ja Louis teadis, et ta on Pariisi kaotanud. Igasugused mõtted Bastille jõuga tagasi vallutada lükati kiiresti kõrvale. Hakkasid levima kuulujutud, et kuningas Louis koostab plaane kasutada sõjalist jõudu Rahvusassamblee laiali saatmiseks. Oktoobris viidi kuninglik perekond Tuileries paleesse, kus rahvas sai kuninga tegevusel silma peal hoida. Endiselt sama trotslikult kui varem üritasid kuningas ja kuninglik perekond Prantsusmaalt põgeneda. Plaani kohaselt pidid nad jõudma Austriasse ja saama abi Marie Antoinette'i vennalt, kes oli nüüd Austria keiser. 1791 aasta juunis tegid nad oma katse, kuid peatati Varennes ja toodi tõllas tagasi Pariisi. 1791 aastal õnnestus printsess de Lambalil vältida vangistamist ja ta reisis taas Inglismaale, külastades Blenheimi, Oxfordi ja Bathi. Ainult et seekord näib, nagu oleks ta olnud kaitset otsimas. Marie Antoinette oli juba saatnud abipalveid, kuid tundub, et printsess saabus isiklikult, et veenduda, et läheneva olukorra tõsidust mõistetakse. Inglismaa kuninganna võttis printsessi vastu suure kiindumuse ja rõõmuga. Kuid kui ta palus kuningas George III abi, keeldus ta, öeldes, et Prantsuse kuninglik perekond on oma hädades ise süüdi. Prantsusmaa kuningas kirjutas printsessile, öeldes talle, et ta ei tuleks tagasi, kuna olukord oli muutunud liiga kohutavaks. Ta vastas kirjaga öeldes, kuninganna vajab mind ja ma pean elama või surema tema kõrval. Ta kirjutas oma testamendi Aix-la-Chapelle'is, kuhu ta lisas isegi oma armastatud koerad ja naasis Prantsusmaale, et olla kuninganna kõrval. Rahvusassamblees oli mõned kuningavõimu pooldajad ja Marie Antoinette pidas nendega salajasi kohtumisi Versailles, kui perekond oli tagasi Pariisi viidud. Printsess de Lamballe, keda tunti kui kuninganna usaldusalust, kahtlustasid inimesed samuti selles, et ta sümpatiseerib austerlastega.
1792 aasta 10. augustil kukutati monarhia ametlikult ja printsess vangistati koos Marie Antoinettiga templi vanglasse. Seejärel viidi ta 19. augustil üle La Force'i vanglasse. Printsessile anti käsk anda vannet, mis mõistis hukka monarhia ja tema parima sõbra kui Prantsusmaa kuninganna, kuid ta keeldus. 3. septembril sai ta oma julma karistuse osaliseks. Pärast lühikest kohtuprotsessi tiriti ta vanglast välja ja vihane rahvahulk, kes teda ootas, lõi teda korduvalt relvadega. Pärast lööki pähe ja silma kukkus ta põlvili. Tema veri voolas üle kleidi. Seejärel löödi teda jõuga pähe, mis muutis ta teadvusetuks ning rahvahulk rebis ta riided seljast ja hakkas tema keha moonutama, kuni ta polnud enam äratuntav. Pärast neid õõvastavaid ja traagilisi sündmusi lõigati tal pea maha ning torgati piigi otsa, mida rahvahulk seejärel Marie Antoinette'i kongi ees näitas. Tema heategevuslikud ja lahked teod ei lugenud enam midagi. Ta oli monarhia sõber ja teda ei pidanud koheldama teisiti kui teisi. Surma hetkel oli ta 42-aastane. Aitäh kõigile, et vaatasite seda videot printsess de Lamballi kohta. Loodan, et teile meeldis. Kui meeldis, jätke mulle like ja kommentaar alla ning kui olete uus, siis miks mitte tellida? Veel tuge, et teil oleks teavitused sisse lülitatud, et saaksite kõik minu videod kohe, kui need üles laetakse. Kui teil on ettepanekuid, võite need saata minu e-posti aadressile või minu Forgotten Lives Instagrami, mille leiate alt kirjeldusest. Igatahes see on kõik minult, nii et näeme järgmises Forgotten Lives'i videos. Aitäh!